Nii tere, jutud Jannega alustab. Meie eelmise webinari külaliseks oli Mailis Pokk, Eesti korvpalli rahvusnaiskonna kapten, kes rääkis meiega enne mänge. Nad alustasid ja olid mänguks väga hästi valmis Venemaaga ja täna mängivad nad teise mängu Bosniaga. Soovime neile palju edu. Aga meie tänaseks saatekülaliseks on Maret. Tere, Maret! Tere! Nii suur rõõm on sinuga rääkida ja suhelda, et alustame kohe hooga otsast peale. Kuidas siis Maret jõudis üldse spordi juurde? Et kui lugeda sinu mõtteid, siis sul on meeldinud olla sportlik ja erinevate spordialadega tegeleda. Et kuidas see algus sinuni siis jõudis? No ütleme, minul ema töötas tol aeg oli siis TPI spordihoones, oli võrkpallitreener ja mina lasteaias ei käinudki, vaid käisin temaga seal kaasas. Et see juba, ma arvan, aitas kaasa sellele, et ma igast erinevaid asju sain seal proovida ja ega mulle meeldis ka joosta ringi ja olin hästi aktiivne laps. No see on selliste sportlaste lastega on, et nad on kogu aeg saalis ja õpivad juba maast madalast selliseid huvitavaid kogemusi saama, et see on vist kõigiga nii, jah. Aga esimeseks spordialaks? Esimene spordiala tegelikult oli üldse mingi iluvõimlemine vist. See oli vist, kui 5-aastane oli. Ema pani mind sinna ja käisin seal, aga ma väga kaua ei jõudnud seal käia, sest see läks igavaks. Et oli vaja ju õe järgi korvpalli minna. No nii, me jõudsimegi siis selle korvpalli juurde, et kuidas see korvpalli kogemus, kui sa praegu tagantjärgi vaatad, et kuidas see aeg oli? No ma ju käisin tollases Oskis ja seal oli ainult poiste trenn, ma käisin poiste trennis, et poistega ja suurematega, et ausalt, ma väga palju ei mäleta seda, natuke ikka mäletan, isegi võistlesin, ma olin ainuke tüdruk, kes seal mängis võistlustel ja Allan Torvek oli meil treener ja tegelikult oli äge, ma arvan, muidu ma ei oleks seal nii kaua käinud, et ma olin paras selline iseloom juba väiksena, et ega kui ma ei tahtnud, ma ei teinud asju, kui vähegi võimalik oli. Et ju siis mulle ikka meeldis ja olin hästi võitleja hingega, et nende poistega sai hästi võidelda, et tüdrukud olid liiga lahjad minu jaoks nagu. Okei, mina käisin ka seal samas Oskis, eks, Oktoobri rajooni spordikoolis ja ma mäletan väga hästi seda sellist, no tänapäevaselt sellist vaibi, et see oli selline esmakordne, kus tüdruk on poistega trennis ja saab väga hästi hakkama ja tuuseldab need poisse seal ka nii, et vähe ei ole. Aga see võistlustel käimine vist oli mingisuguse loa alusel või? Tead, ma ei teagi. Ma tean, et mingi hetk oli, miks ma nagu lõpetasin, tegelikult oli, et poisid kasvasid natuke suuremaks ja füüsiliselt tugevamaks ja siis ma hakkasin haiget saama seal ja läks nagu raskeks ja siis mulle enam ei meeldinud seal. Okei. Nii, aga siis edasi tuli tennis. Tegelikult samaaegselt oli ka tennis ja oligi siis tennises hakkas mul ka hästi minema ja ema nagu ja minu esimene treener Aita poolt nagu arutasid, et oligi, et kui ma korvpallitrennis hakkasin oma sõrmi välja väänama ja kukkuma ja siis ei saanud jälle tennises käia ja nii edasi, et jõudsimegi nagu arutelule, et peaks valima, ja siis oligi, et ma arvan, et see oli õige otsus, et minna tennisetrenni kui poistega korvpalli edasi mängida. Ja siis tol hetkel saigi see valik tehtud, et ei ainult tennise mänguks. Kas sa mäletad, kas sel ajal nagu sa said ise ka sõna sekka öelda või seda ikkagi otsustasid ema ja treener või nad ikkagi küsisid? Ma ei mäletagi. Ma arvan, et kui see oleks mingi dramaatiline olnud, siis ma mäletaksin seda, et ma nagu ei mäleta, ju siis see läks nii sujuvalt, et mul oli nagu põhiline, et ma midagi teha sain kogu aeg. Ma tahtsin sporti teha ja siis ma vahepeal käisin jalgpalli proovimas ja igasuguseid mängisin seal, nagu ikka Mustamäel üles kasvanud, seal hoovis oli igasugused pesapallimängud ja kogu seltskondadega, et kogu aeg pidin tegelema millegagi, et siis ei olnud nagu eriti vahet, et millega otseselt. Okei, aga tennises siis need esimesed võistlused ja esimesed võidud ja
et sa ütlesid ennist nii hästi, et sulle alati meeldis nagu võistelda, aga võistlustega käib kaasas ka selline, et alati sa ei ole nii edukas, et kuidas nende asjadega just sealt noorest peast, et sulle edu vist tuli päris kiiresti kätte need esimesed võidud ja ütleme, et jah, ma olin osav, ma olin nagu teistest osavam ja koordinatsioon oli hea ja kiirust oli ja sellega nagu ma olin teistest ees, aga ega mulle kaotada ka ei meeldinud, et see nagu ei olnud minu mõistlik pool, et kui ma kaotasin, siis ma läksin hästi endast välja ja elasin väga rängalt üle neid kaotusi, natuke liiga rängalt, et see oli nagu miinuseks sellele, kui sa nüüd tagant järgi mõtled, et kas oleks või nagu, kui sa neid rängalt üle elasid, et kas keegi aitas sul nendega toime tulla või sa proovisid ainult ise, et sa ei kuulanud kedagi just noorest peast või? Ema ja treener ja kõik nagu pakkusid abi ja ka psühholoogi abi ja igasuguseid variante, aga ega ma tol hetkel ise ei tahtnud, et minu jaoks ei olnud oluline. Kui tagantjärgi mõeldes muidugi oleks rohkem mõistust olnud, oleks abi kindlasti olnud, aga ma ei võtnud seda abi vastu, ütleme niimoodi. Nii ja siis tulid esimesed need, nagu öeldakse, suured võidud, aga suur elumuutus sinu mängija karjääris oli see, et sa läksid Itaaliasse, sa läksid sinna tenniseakadeemiasse. Räägi natuke sellest ka, et mind nagu huvitaks ja ma arvan kuulajad, kui huvitaks, et kuidas see otsus, et kas sa selle võtsid ka niimoodi ainuisikuliselt, sest olles ka sportlase vanem, siis ka vanematele on see selline, see ei ole päris nii lihtne otsus, et see ikkagi nõuab sellist vaagimist, et kuidas selle otsuse tegemine sul läks? No mina olin sel hetkel 17-aastane ja käisin koolis ja trennis ja mul olid sõbrad ja et selles mõttes ma ei elanud päris professionaalset elu, ütleme professionaalse sportlase elu, mul oli kõike muud ka, mulle meeldis ja siis tuligi too hetk, kus oli vaja otsustada ja mina ise ütlesin kindlalt ei, ma ei tahtnud minna. Mul oli nii tore Eestis ja oma elu oli kõik hästi, et mis ma pean minema, aga siis ütleme niimoodi, et jah, et minu vanemad võtsid selle vastutuse ja selle otsuse vastu, et see oli, tookord oli nagu ainulaadne võimalus, et meil ei olnud ju mis see siis oli 99. aastal või? Ei olnud ju siin tennisalle ega midagi õieti, et võimalused olid väga kasinad, ja finantspool oli ka raske, siin oli vaja ikka Euroopas mängimas käia ja treenimas käia, et oligi nagu, et kas minna ja proovida saada nagu professionaaliks või siis jääda koju ja olla nagu siis niisama nagu tavaelu elada, ütleme. Ja minu vanemad võtsid selle otsuse vastu, mina nutsin ja olin vastu igatepidi, aga siis nad ikka jalaga tagumikku saatsid minema. Okei, aga räägi ikkagi lahti natuke, et kuidas see jalaga tagumikku siis oli, et nad pidid ju tegelikult leidma mingisuguse kas võlusõna või mingisuguse asja sinu jaoks, et sa ikkagist läksid. Et kas sa mäletad seda? Me läksime isaga Milanosse, et kõigepealt nagu arutama ja lepingut läbi vaatama ja ma mäletan seda, et me istusime, olime juba kokku saanud ja siis olime isaga kahekesi, hotelli ees oli park ja istusime seal pargipingi peal isaga ja ma nutsin ja ma ütlesin, et ma ei taha ja et isa ikka proovis mind veenda ja siis mõtlesin, okei, aga ainult sel juhul, kui sinna lepingusse saab punkt sisse, et ma võin ükskõik mis kell sealt ära tulla, et ma ei pea seal olema, ütleme. Et ma ei ole nagu seotud mingite lepinguga, et ma ei tohi koju tulla, et iga kell, kui ma tahan, ma saan koju tulla. No ja siis põhimõtteliselt see punkt pandi lepingusse sisse. Ja kuigi ma arvan, et see niikuinii oleks olnud võimalik, aga vaata tol hetkel oli minule nii oluline see. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma proovin siis, las ma siis, vahet ei ole, et saame hakkama, et proovime ja siis jäingi sinna ja isa sõitis koju ära ja jäin sinna põhimõtteliselt. Okei, aga mis see, sa ütlesid ennem, et sul olid sõbrad ja elud, aga tegelikult, kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et mis see oli, et miks sa ei tahtnud? Sa ütlesid ilusti, et sõbrad ja elud, aga et kas see oli mingisugune võib-olla
hirm või konkurents või sa ütlesid ka, et võib-olla koduigatsus või, et kui sa praegu mõtled? Ei, ma mõtlen, et ma arvan, et minu jaoks oli just see kodu oli oluline ja need oma inimesed ümberringi. Mul oli oma sõpruskonnad ja ma olin hästi suur suhtleja, aga mitte, et ma suhtlusin kõikidega otseselt, aga oma inimestega, et noh, oma sõpruskond. Et me käisime hästi palju läbi ja minu jaoks oli väiksena oli karistus see, et ma ei tohtinud õue minna, ma ei tohtinud sõpradega kohtuda, et ma pidin kodus istuma põhimõtteliselt ka. Et see oli, koduarest oli minu jaoks hullumaja. Et see, et kui ma lähen sinna ja ma ei tunne mitte kedagi seal ja ma pean nagu kõik maha jätma siin Eestis. Ma läksingi niimoodi, et ma läksin, sest oli veebruaris ära ja järgmine kord Eestisse tulin juuli keskel nädalaks sain. Et noh, eks ma ei tea ka, mis mind ees ootab, aga ma millegipärast aimasin ette, et see on nagu totaalne elu muutus. Ja siis ma arvan just, et see oma inimesed ümberringi on kõige olulisem olnud minu jaoks. Kas sellel ajal, kuidas see internet ja see suhtlus ja kas oli ainult kõnetraat või oli ka muid variante ka, et kui nüüd meenutame seda aega, kui sa sinna siis trepilt isale lehvitasid, ütlesid, et okei, said oma selle, nagu öeldakse, oma esimese võidu ja jäid sinna, et kuidas siis hakkas seal välja nägema siis või hakkasid postituliga kirju saatma? Klassiõdedega kirjutasin kirju välja mingite sõbrannadega, oli veel posti teel kirjad ja meili, arvutis polnud juttugi, meiliaadressi mul ka ei olnud. Emaga, ütleme siis nagu raha ka väga ei olnud, et rahvusvahelised kõned olid nii kallid, et ema siis teinekord helistas mulle, ka ostis selle telefonikaardi, läks telefoniputkasse mingi 100-kroonise kaardi ja siis sai siis mingid minutid muga rääkida, aga see oli nagu nii tegelikult nii valus, ütleme vaevaline, et ma ei tahtnudki, ma võib-olla korra kuus rääkisin nendega, et ma ütlesin pigem, ma siis ei suhtlegi, muidu iga kord, kui räägin, on nii kurb jälle, et pühendun sellele oma elule, mis seal on ja pigem siis ei suhtlegi, et nii on lihtsam. Ja siis oligi, aga ma väga korra kuus võib-olla rääkisin nendega. Nii, aga see elu seal, et kui ma nüüd kuulan, et sa lükkasid selle kõrvale ja keskendusid sellele, et tegelikult sulle meeldis seal? No alguses oli raske. Alguses oli pigem see, et et kui ma läksin sinna veebruaris, siis ma läksin kohe turniiridele ja oli selline periood, kus ma nagu elasin nagu turniiride elu. Aga siis juulis ma jäin sinna paikseks, et otsustasid mul treenerid, et ma nüüd pean umbes 9 kuud trenni tegema ainult, et nagu füüsilist laduma ja tehnikas muutma asju ja nii edasi. Ja siis ma mäletan, et esimene päev oli augustikuu, juuli lõpp augustikuu, Itaalias oli mingi 35 kraadi sooja ja siis mina, kes vihkasin pikamaa jooksu, minu meelest täiesti hullu, siiamaani mulle ei meeldi jooksmas käia pikamaad. Ja siis tehti mulle test, et jookse mingi ring ümber, et nad võtavad aega, et mis füüsilises olukorras seisus ma siis olen. Ja siis väljas oli 35 kraadi kuuma ja ma pidin seal asfaldi peal jooksma. Siis ma mõtlesin küll, et issand, mul siiamaani meeles see hetk, et see algus oli natukene karm, et ei tahtnud seal olla. Aga ma ei tea, ma vist olen selline kohaneja tüüp ka, et siis ma leidsin seal nagu hakkasin suhtlema kohalike inimeste ja teiste mängijatega ja hakkas see nagu elu paremaks minema. Just, ma tahtsingi öelda, Itaalias on ju väga seltsivad, väga lõbusad, sellised, kui nad said aru, et sul selline punkt pandi sinna lepingusse, et kas nad kuidagi ekstra siis ka otsisid sulle neid kaaslasi ja just trenni ja mänguväliselt, et see seltsielu oleks siis selline lõbusam heas mõttes. Ma ei usu, ma arvan, et nemad ei olnud mu lepingut näinudki, sest lepingu ma tegin sponsoriga ja siis sponsor saatis mind sinna akadeemiasse. Ma sain ise tegelikult valida, ma sain katsetada erinevaid kohti vaadata ja valisin tolle välja. Aga algus oli see, et ega seal itaalia keeles rääkisid, ega nad inglise keelt ju väga ei osanud, aga mina ka ei osanud itaalia keelt. Aga kuidas siis hakkama said, võtsid käed appi või kuidas? No õnneks meil oli seal akadeemias oli üks Šveitsi poiss, kes rääkis nagu hästi inglise keelt ja rääkis itaalia keelt ka ja saksa keelt. Et temaga, ta nagu elas ka seal nagu minagi nagu kohal kogu aeg. Et tema kaudu saime väga hästi läbi ja sai nagu tema õpetas mulle ja mina õpetasin talle ja nii edasi.
aga ega see ei ole raske see itaalia keel ka, et see kui vaja, siis jääb päris hästi külge. Et keeled mul on meeldinud ka alati, et keeled on mul alati hästi külge jäänud, et selles mõttes oli lihtne. Nii et sa võid hetkel vabalt rääkida, mis keeles, inglise keeles, itaalia keeles? Inglise, itaalia, eesti, need on nagu vabalt, aga no mõistan mingil määral ikka hispaania keelt, vene keelt väga ei kiitle küll, aga hakkama saab vene keelega. Sest vene keelega on see naljakas, et kui ma nagu tuuri peal olin, siis kõik vene tüdrukud ju käivad alati emadega turniiridel. Emad on treenerid ja teatud tasemel nagu ja siis need kõik emad arvasid, et mina räägin kõik väga, ma neistan vene keeles on ja siis tulid mulle alati vene keeles seletama pikalt ja laialt asju. Aga siis iseenesest oli hea, siis ma sain harjutada oma vene keelt. Ma oma kogemusest ka, et tegelikult ükskõik kuhu maailma nurka või ükskõik millisele koolitusele, ükskõik kuhu võistlustele alati vene keel aitab absoluutselt ja kingituseks Vana Tallinn ja Eesti šokolaad avab kõik need uksed ja võid alati küsida abi, et need on need asjad, mida ma ka nii oma lastele kui oma trennilastele räägin, et kuna väga suur kontingent ju räägib tegelikult vene keelt, nagu sa ise ka ütlesid, et sa lähed kuskile ja kui sa oskadki paar lauset, siis oled kohe svaja ja nad on tegelikult hästi, nad austavad eestlasi, neil on kuidagi Eestiga, vanem generatsioon veel eriti kuidagi jäänud see Eesti on see hästi ilus ja puhkumiskoht ja kõik unistavad sellest Eestist tavaliselt. Just, et tahaks tulla jälle mere äärde ja parkidest jalutama. Nii, aga kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et mis see kogemus sulle siis seal Itaalias nüüd õpetas, et mis sa sealt kaasa võtsid ja mis see sinu karjäärile tegelikult andis? Et sa puiklesid sellele vastu, kui sa jäid sinna ja mulle meeldiski, et sa tõid välja, et tegelikult see panigi sind tegutsema võib-olla vastu kellegi tahtmist, aga sa tõestisid nagu iseendale, et sa saad hakkama ka selles õudses jooksus, aga sa tegid, ma kujutan ette, oma parima jooksu seal, sest sul oli vaja näidata, eks? Et mis need sulle andsid edasi? No ütleme, et kui ma oleks Eestisse jäänud, ma ei oleks profisportlaseks saanud, ma arvan, see on fakt. Sest siis oli tõesti palju neid segavaid tegureid ja muid huvesid. Et see andis selle, et ma olingi võimeline pühenduma ja süvenema ainult sellele tegevusele. Et mõnes mõttes oli hea, et silmaklapid ees ja muud ei olnudki. Eks iga koha peal olid väikseid asju, aga eesmärk oli nagu kindlalt paigas. Et ma arvan, siin Eestis olles ei oleks see eesmärk kindlasti, ma olin nagu nii isepäine ka, et oleks ma ise oma eesmärke siin seadnud hoopis muudes suundades. Aga mis eesmärk see treener siis sulle seal või seal akadeemias sulle püstitati? Mis eesmärk see oli? Sa ütlesid, et sa ise oleks pannud mõned muud eesmärk. Eesmärk oligi tennisemängijaks saada kõigepealt, professionaalseks tennisistiks saada. See oli nagu põhieesmärk. Ja eks seal oli neid väiksemaid ka edetabelis kohad ja et mis turniirile, et mis edetabeli kohta saada, teatud turniiridele peale saada ja nii edasi, et sellised eesmärgid ja muud midagi sellega, siis see on ju põhitegevus tennisemängijale, et saada edetabelis kõrgemale ja parematele turniiridele peale ja siis seal hästi esineda. Kas kui see algus nagu tehti ära, kas sul endal siis tekkis ka mingisugune selline kuulates sind selline sportlik huvi, et nii, see eesmärk on täidetud, nüüd ma hakkasid nagu ise ka sellel suunal nagu seal redelil üles minema, sest üsna varsti sai ajalugu Eesti tennisespordis tehtud, et kas sa ise ka hakkasid juba võib-olla treenerist natuke kõrgemaid eesmärke seadma? Ma ei oskagi öelda, võib-olla mõnes mõttes vastupidi isegi, kuna Eestis enne mind oli vist Helen Laupa, kes oli 700, vist oli kõige kõrgemale tõusnud ja ma mäletan, et mina Eestis olles tegin temaga trenni ja vaatasin teda alt üles alati, et ta käis võistlustel välismaal ja nii edasi, et pidime koos mängima ja mängisime koos seal turniiridel
et kui ma nagu jõudsin juba näiteks mingi 200-300 on ja siis ma mõtlesin, ma olen juba ajaloo, ma olen juba nii kaugele jõudnud ja kõik kiitsid ja maa ja taevani, eks, et tegelikult võib-olla kui oleks olnud nagu praegu on liiga ära rikutud Eesti nagu need pealtvaatajad, Eesti rahvas, et ei ole normaalne, et meil 2 tüdrukut nii hästi mängivad. See ei ole nagu tavaline, see on väga tore ja hea, on ju, aga nii ei saa kogu aeg olla kahjuks, on ju, et see on nagu, et võib-olla kui oleks olnud nagu see ajalugu oleks olnud natuke teistmoodi, et ei oleks 700 olnud see maksimum, vaid oleks olnud näiteks 70, et siis oleks võib-olla see rohkem motivatsiooni võib-olla andnud mulle. Kuigi, eks ma ikka tegin oma asja seal ja ma ütlen ausalt, miinus on selle profispordi juures alati see olnud ikkagi, et minu jaoks on muud asjad ka elus olulised, mitte ainult see sportimine. Et ma ei ole kunagi suutnud võib-olla 100% pühenduda, nagu nad teevad 24 tundi päevas, ainult mõtlevad sellele, et kuidas homme paremini tennist mängida, et mul oli vaja kinos käia ja mul oli vaja, ma ei tea, sõnumeid saata öösel võib-olla või mis iganes, käia külas kuskil, et see mõnes mõttes ka pidurdas võib-olla minu arengut tennisistina. Aga inimesena kindlasti mitte. Absoluutselt. Aga kas sulle tehti ka palju etteheiteid sellel suunal, et miks sa ei pühendu, või et sa võiksid ju hoopis olla, ma ei tea, kes, aga näed, sa teed need asjad, mis sa välja tõid, et kas keegi tegi sulle niimoodi etteheited või sa praegu ise tagantjärgi? No, eks ikka prooviti mulle panna seda mõistust rohkem, mind nagu teistmoodi mõtlema rohkem, aga tagantjärgi pigem saan aru, et ega ma ise olin väga raske tegelane, et ega ma ei lasknud endale väga palju öelda, et tagantjärgi muidugi võin öelda, et oleks niimoodi teinud paremini, oleks nii teinud, oleks kaugemale ei olnud. Ma arvan küll, et oleks. Aga ma ei süüdista ka selles mõttes kedagi, et miks keegi näiteks treener mulle seda varem ei teinud või ei öelnud või käskinud, et ma kujutan ette, et ega minuga pole üldse lihtne. Absoluutselt. Et isegi kannatlikud olid võib-olla. Ma tahakski küsida, et kes oli see inimene, kes tegelikult suutis sind kõige rohkem sel perioodil üldse heas mõttes mõjutada ja suunata sind tegelikult sinna õigele rajale tagasi. Kindlasti oli keegi, et see esimese otsuse tegid vanemad, aga kes oli selline, kes oskas sinuga tegelikult rääkida, võib-olla õigel ajal öelda selle õige sõna või võib-olla isegi vaadata sind teatud pilguga ja Maret sai aru, et jah, see on see õige asi, mida peaks tegema. No, ma ei tooks välja ühte inimest, et kui on treener, siis tema tegelikult, ütleme, treener ja mängija suhe on see, et sa pead ju usaldama teda 100%, et ei tohi kunagi panna küsimärgi alla, et kas ta ikka ütleb õigetesse või ei ütle õigetesse. Et seni, kuni selline suhe on treeneri mängija vahel, siis toimib. Et siis ma arvan, et too hetke, kui näiteks Restellidega Restell oli minu treener, ja ma olin nagu sellises nii-öelda treeneri mängija suhtes, et tegin seda, mida ta ütles kohe, siis oli tema see. Aga mingi hetk läks nagu liiga meil ei olnud mingit intiimsuhteid ega midagi, aga kuna ma elasin ka tema ema-isa juures ja läks nagu liiga võib-olla õe-vennalikuks see suhe, liiga ma olen aru saanud, et treeneriga peab distantsi hoidma ikka, et see austus ja kõik oleks, ja siis tekkisidki filtrid vahele ja siis oli arusaadav, et see asi ei toimi enam, et ma vaidlesin talle vastu ja et ikka ei ole nii ja et teistpidi on parem ja et see oli vale, et siis oligi nagu aeg tegelikult treenerit vahetada. Ja siis tuli järgmine treener, kes ütles ja mina kohe tegin, et see on hästi oluline sportlasel, ja sellepärast ma ei tookski välja ühte inimest, kes nagu nii hästi mõjutas mind, et pigem teatud perioodil on erinevad inimesed, kes nagu mõjutasid ja keda ma kuulasin rohkem. Ja väga hea, sa tõidki välja neid koostöövorme natuke iseloomustades seda esimest Itaalia treenerit, aga mis veel sinu jaoks nagu olid väga olulised just koostöös, sa tõid välja treeneri ja mängi vahel, sest tennises on natukene täiesti selline personaalne, et kui on, toome selle korvpalli juurde, siis on ikkagi terve võistkond, eks,
Tennis on jah erinev, et sa reisid 24 tundi 7 ühe sama inimese kahekesi reisite põhimõtteliselt ümber maailma, et tihtipeale elate ühes hotellitoas, kuna lihtsalt ei ole võimalik, kallis on maksta 2 hotellituba eraldi 2 ühest tuba, et mõttetu selles mõttes ja et tennises jah natukene teistmoodi need suhted, aga koostöö, mis mulle meeldis väga, ma käisin riigi koostöötöö psühholoogiga. Algus mulle ka suunati mingi spordipsühholoogia igasuguseid, aga siis ma ei olnud jälle ise valmis, ei arvasin, et ma olen juba tark. Aga mingi hetk leidsin sellise inimese, kes sobib, et psühholoog peab sobima see inimesena, kusjuures ta ei olnud spordipsühholoog, vaid ta oli tavainimene ja meil nagu klappis hästi ja jutustasime ja rääkisime ja ma arvan, et temast oli ka väga palju abi, et tänu temale siis kogu see nagu pusletükid nagu said paika võib-olla nagu, et eks ikka nad vahepeal läksid jooksu, panid jooksu, aga siis ma jälle käisin korra kuus umbes tema juures, arutasime asjad läbi ja ma arvan, tema oli ka üks väga oluline osa minu sellest Itaalia elust. Et kas see siis oli nagu selline mentaalne treening, ehk ta aitas sul siis oma nende tunnetega, oma ärevustega, mis tekivad siis võistlusolukorras või need mõtted, mis tekivad siis, kui asjad ei lähe nii, nagu peaksid minema. Kas need olid need hetked, mis ta aitas sulle arutada või? No need ka, kuigi ta ise tennist ei jaganud mitte midagi põhimõtteliselt. Et pigem oli see, et kuidas üldse seda elu nagu, ma kogu aeg olin kohvri otsas ratastel ja ma ju Itaalias küll nii elasin, aga ma arvan 12 kuu peale kokku, kui kõik päevad aastaringselt kokku lugeda, võib-olla sain 2 kuud koha peal oldud, maksimum 3 kuud, mitte rohkem. Et kogu aeg reisisin ja kogu aeg olin turniiril ja kogu aeg olid kaotused ja võidud ja kaotused ja vahepeal rohkem kaotusi, vahepeal rohkem võidud. Selles mõttes oli kogu aeg on mingi võistlus pinge peale ja siis on see pinge, et seal on ikka edetabeli koht ja et sa saaksid ikka peale turniiridele ja et mingi hetk oli see sponsor kadus tagant ära ja et kuidas üldse hakkama saada, kuidas üldse nagu edasi minna. Et pigem see psühholoog, mulle meeldis see, et ta nagu ei öelnud, mida teha otseselt, vaid ta nagu õpetas mind ennast tundma. Selles mõttes, et nagu me arutasime, ma sain ise aru, miks ma teatud moodi mõtlen või miks mul teatud reaktsioonid on ka nagu tavaelus, et mis iganes, et ma lähen üksi koju, ma olen masendunud, okei, ma ei lähe üksi, ma lähen jalutan või mis iganes, mingid nippe, et ei oleks nagu nii raske või kuidas nagu just, et miks ma reageerin teatud moodi teatud hetkedel, et arutades omavahel, siis saime nagu targemaks, mina sain targemaks. Väga hea, et minule kui treeneril on ka väga oluline, minuni jõudis see kogemus alles pärast minu mängijakarjääri lõpupoole, kui Erki Kivinuk kuskil artiklis, kui ta oli lõpetanud oma karjääri, siis ta ütles, et tal oleks vahest olnud vaja inimest, kellele rääkida oma nendest, mis tal mängu ajal tulevad, nendest mõtetest ja tal oleks vaja olnud, kes aitaks talle nagu mitte need tõsta need mõtted kõrvale, vaid panna need mõtted enda kasuks töötama. Just. Ja siis see oli esimene selline koht, sest ütleme nii, et see minu karjääri lõpp oli ka selline treenerite vahetus ja keskkonna vahetus oli väga drastiline ja see oli, sellest väljatulek võttis väga palju aega ja minnes siis treenerina sinna FIBA Euroopa koolitusele oli esimest korda siis võimalus sellise mental coaching uga tegeleda. Ja vot see oli siukene wow-efekt, mõtlesin nagu appi tegelikult. Et see maailm on olnud päris huvitav, päris põnev ja proovisin seda ka mitte proovisin, vaid tõin sellega rahvusnaiskonna juurde, eks selle mental treeningu, sest ma tundsin ja vaadates kõrvalt, et selles hetkes ma tean täpselt mängijana, et mis mõtted sul võivad tulla, mis võib-olla ärevus tekib, et kuidas nüüd sellega toime tulla ja treenerina ei osanud. Tunned küll, et
praegu peaks ütlema võib-olla hoopis seda, mitte ütlema seda näiteks, et miks sa näiteks tennises, miks sa just võrku lööd või miks sa just ei lähe, ma ei tea, eestkätt lööki, tagant lööki või korvpallis, et miks sa korjalt üksi mööda viskad või need samad niisugused küsimused. Aga see ju sportlasi, see meid ju hetkel ei aita. Meil on vaja edasi minna, eks, et see oli selline suur avastus ja kuulates sind, siis võib-olla see on ka asi, mida sa soovitaksid tegelikult sulle endal, kui sa noorena oleks hea olnud, kui selline inimene oleks olnud kohe sinu kõrval kohe alguses või oled sa teist? Ja, ma arvan küll, selles mõttes, minu ajastul, aga siis ei eriti palju tähelepanu ei pööratud sellele mental coach'ile ja treeningutele, et kuigi mulle küll soovitati kõik, aga see ei olnud nagu ühiskonna osa. Et ma arvan, tänapäeva, kui vaatad neid sportlasi, siis see tiim või see võistkond, mis ümberringi, see on nagu must be põhimõtteliselt keegi, kes nagu suunab sind ja sa saad ennast maha laadida või mis iganes aitab sind tugi. Et tol ajal jah, ei olnud neid. Et oleks mul olnud või oleks see nagu olnud nagu tavaline, võib-olla ma oleks seda paremini aktsepteerinud, aga siis nagu tundus, et mul oleks midagi viga, et ma mingi haige, et mul arst saadetakse. Appi, ma olen sinuga täpselt nii nõus. See oli meie ajastu. Seal oli nii, et me kõik läheme, me kõik teeme, mis mõttes sa ei saa, sul on valus, ei ole valus. Pane umbes, ma ei tea, plaaster peale ja lähme edasi. Mis mõttes sul on raske koolis midagi või et sul on koduigatsus, sellist asja ei ole. Ja, muidugi. Ja ma kuulsin ette nõukaajal oli veel hullem. Jah, nii on. Treener otsustab ja me kõik nii teeme. Et selles mõttes on hea kogemus, et ma olen väga tänulik, et mul on olnud sellist aega ja seda vahepealset aega ja nüüd seda uuemat aega, neid uuemaid noori. See on nagu ikka leiad ennast ütlemast appi meie ajal või et meil oli ikka rohelisem ja ikka tahad juba ise mõtled, et kui kuulad oma vanaisad, vanad mõtled, ärge rääkige palun, aga ise tunned, et hakkad sama juttu nendele noortele rääkima. Ongi tänapäeval tegelikult on ju treenerina on ju suht raske olla, kuna maailm on nii erinev. Ma kujutan ette, isegi ma kujutan emana ja üldse nagu, et mina arvan just, et ei tohi jääda kinni oma lapsepõlve asjadesse, sest maailm on lihtsalt nii teistmoodi praegu, et sa ahistad last, kui sa surud oma mingid lapsepõlve asju peale tegelikult või oma nägemusi teinekord, et see ei ole üldse lihtne, et ikka trennis ka lastega tuleb hoopis teistmoodi suhelda ja olla, et ei ole enam piitsa ja kõik jooksma. Absoluutselt, ma olen väga sinuga nõus, et minu isiklik kogemus, et minu vanem tütar ja siis see noorem tütar, kes on nüüd 4, nende kasvatus on ikka tunduvalt erinev, et sul on omal ka see 7-kuune. Ja saab 7 varsti. Jah, et vahest on sellised mõtted, et kuidas meil oli, kuidas meie ema, aga nüüd on ikka asjad hoopis teistmoodi ja heas mõttes teistmoodi, et sa võtad nagu seda, kui võtadki nagu täiskasvanud, sa ei võta nagu, et sina oled laps ja et laps räägib siis, kui kana pissib ja kõik need jutud, mis meile räägiti, et see on nagu väga lahe kogemus ja mul on ka hea kogemus jagada oma vanema tütrega, et kuidagi seda balanssi ja mitte õigustada ennast, vaid heas mõttes anda nagu kogemusi talle, et kuidas siis temaga oli. Sest temaga, nii nagu ka sina, käisin mina kõigepealt ülikoolis ja siis ta läks lasteaeda. Nii, aga me oleme jõudnud siis nende esimeste võitudeni juurde ja ikkagi see 100 esimese naissportlasena ikka 100 hulka jõuda. Kas sa mäletad seda tunnet ka, kas see oli nüüd nagu sinu jaoks, et nüüd ma olen midagi saavutanud, et kas ma tahan nüüd minna veel ägedamalt edasi, veel panna või see oli sinu jaoks nii, et nüüd on see käes ja nüüd ma siis hakkaks rohkem oma elu elama või siis oli see... Ütleme, et see minu jaoks see 100 oli see maagiline piir küll. Kuidagi see 99 või 9 ette sai, siis oli nagu kohe hea oli olla. Ja sealt allapoole, kas 90 või 60, see minu jaoks ei omanud enam väga suurt tähtsust. Et kuidagi niisugune mõtlemine mul oli, et ega ma
noh, ma tunnistan ausalt, ega kui ma sain sinna 100 sisse, siis ma muidugi, ma hakkasin juba muid asju tegema, vaatama ringi, mis teha on ja et ei olnud jah seda, et ma panen veel ühe käigu sisse ja lähen nagu veel kõrgemale. Et natukene sellest motivatsioonist oli mul puudu küll, jah. Aga noh, ma räägin, ma ei ole kunagi suutnud 100% ühe asjaga sellega tegeleda. Nii et. Aga kuidas siis tuli ka üldsuse huvi, eks? Siis tulid ka võib-olla mingisugused inimesed või ajakirjanikud, kes hakkasid nagu küsima, et mis järgmiseks ja et kas need pinged, kas nad panid ka mingisuguse pinge sulle peale või sa nii nagu sa hästi ütlesid, et ma hakkasin ise ringi vaatama, et noh, mida veel saaks teha. Kas sa mäletad seda ka, et kas see spordiajakirjandus ja see üldsus ka mingisuguse pinge sulle peale pani? Nii palju, mul oli nagu hästi, kuna ma elasin välismaal, ma Eestis ei elanud, et ma andsin ainult intervjuusid ja siis pärast netist ma isegi kõike ei ole lugenudki, et ma nagu igapäevaselt ei puutunud kokku sellega. Ma arvan, et kui ma oleks Eestis olnud, oleks palju keerulisem see asi olnud, et siis ma oleks kohe silme all olnud ja noh, kui ma Eestis käisin, siis ikka kõik umbes näitasid näpuga ringi. Noh, kuidagi vahepeal on eriti palju seal meedias, et tunti ära ja ma kujutan ette, et nagu igapäevaselt elada oleks päris raske olnud ja oleks kindlasti koormuse pannud, aga kuna ma eemal olin, siis ma seda väga ei elanud läbi. Noh, ainuke asi, ükskord ma sattusin Delfi kommentaare lugema, siis oli esimene ja viimane kord põhimõtteliselt, et seal noh, ütleme niimoodi, et see ei mõjunud nagu psühholoogiliselt hästi, et seal inimesed nagu, ega nad ju alati positiivsed räägivad, see on pigem negatiivset ja siis ma ütlesin ei, et treenerides ka, et ära rohkem loe absoluutselt neid asju. Ma hoidusin, ütleme, sellest meedia nagu nendest lugemistest ka. Kuidas sa sellest, sa ütlesid, et see ikkagist oli raske, kas sa mäletad ka, kas see võttis kaua aega või et mis sa nagu, kas sa pidid selleks midagi ekstra tegema, et jätta see selja taha ja et see ei segaks sind, et see ei tuleks mõtetesse tagasi kogu aeg? Ei, no ega ma nüüd nii, mul on õnneks niisugune suht selektiivne ja lühike mälu, et jätan meelde asjad, mis nagu vaja on, et neid halbu asju ma väga ei jäta meelde, et ei, ma lihtsalt otsusin, et ma rohkem neid ei loe ja ei lugenud ka kusjuures. See ei olnud minu jaoks küsimuski, lihtsalt ei lugenud ja kõik. Teinekord vaatasin uudiseid lihtsalt, aga mingisuguseid kommentaare või asju ma teadsin, et see teeb mul haiget ja ma lihtsalt ei lugenud neid. Väga hea, aga nüüd läheks, vähemalt mulle isiklikult on väga suur imetlus ja vaadata kõrvalt nende sportlastel, kes jõuavad sinna olümpiamängudele. Et kas see oli, millal see jõudis sinu teadvusesse, et ma nüüd tahaks, et see on nagu, ja kas see üldse on ka sinu jaoks selline, et see on nagu kõige asi, mis sportlasena teha saada olümpiamängudele, sest kuulates sind siis Eesti sõbrad olid väga oluline, aga Eesti esindamine, kas see on ka oluline sinu jaoks? Absoluutselt, muidugi. See oli väga oluline. Näiteks, kui ma kuskil Itaalias ja kuskil mängisin turniiri rahvusvahelisi, siis jõudsin finaali, siis alati mängiti hümni, toodi lipp ja hümni, et see oli kohe niuke tunne oli, mulle nii meeldis, see oli kuidagi nii, noh, nad ei teadnud, alati küsisid, kas see on ikka õige hümn enne minu käest üle, et kas see on ikka Eesti hümn ja nii edasi, et see on alati minu jaoks oluline olnud ja see olümpiale pääsemine, see ei olnud nagu üksinda selline eesmärk, vaid kuidagi see täpselt, vaata 2004 oli Ateena ja üks sel hetkel mul hakkas hästi minema, et see nagu oli loomulik asjade käik mõnes mõttes. Aga see muidugi oli vägev, see emotsioon iseenesest ja noh, tagantjärgi mõtled, et eesmärk saada olümpiale on, et okei on, aga tegelikult peaks sportlasel olema eesmärk ka olümpial saavutada midagi. Aga minule ütleme väga paljudel tegelikult ongi eesmärk saada sinna ainult, või mitte ainult, vaid see on nagu esimene eesmärk. Ja see oli ütleme, see eesmärk ma 2 korda täitsin ja see oli väga äge. Ma arvan, et see on selline eriline asi küll, jah. Hea, et sa tõid selle välja, just selle asja, et mida ka meie spordirahvas nõuab, on ju, et te lähete sinna niisama
nagu olete juba saavutanud, lähete sinna olümpiale, lähete lihtsalt ringi käima, vaatama, teete ära, ütlete, et ei õnnestunud ja ei pidanud pingele vastu ja siis olete nagu niisama, et see on nagu raha raiskamine. Aga kuna sa ütlesid ka selle välja, et õige, et sa pead minema sinna ka tulemust tegema, et mis oleks nüüd, mida sa nagu oma kogemusest ütleksid nüüd võib-olla järgmistele, kellel on sellised eesmärgid noortele tennisemängijatele, et mis seal mõttelaadis peaks teistmoodi olema, et olümpiamängijadel ka oma elu parim tulemus saavutada? Tennisel on natuke teistmoodi, et tennisel on nii palju turniire esiteks ja on need Grand Slamid ja tennis on olnud see, et seal nagu ütleme rahalise auhindasid ei ole olümpial ja vahepeal ei saanud punktegi vist, ma ei tea, kas nüüd vist saab või ei saa, igal juhul nagu see tähtsusjärjekord ei olnud nii suur, see oligi pigem oma maa esindamine, et nagu karjääri mõttes otseselt see nagu ei olnud nii populaarne tennises. Aga noh, ma ütleks veel selle, et tegelikult see on küll naljakas või tavainimesele tunduda, et sportlane umbes, et jah, nagu ma ütlesin, et saab sinna olümpiale, et siis on juba saavutus. Tegelikult see ongi nii. Ma arvan, et iga sportlase jaoks, kes seal nagu koha peale sinna nagu valitaks ja saab, et see on omamoodi emotsioon, mis ongi saavutus sportlase enda jaoks. Tavarahvas ei saa võib-olla sellest aru. Aga et nagu tulemust saada ka, siis ma arvan, et seda peakski võtma nagu iga tavalist turniiri. Teinekord see olümpia, see emotsioon rikub võib-olla ära isegi selle tulemuse saavutuse, et see suur avamine ja lõpetamine kõik koos ja no, et see, et sa üldse said sinna ja vaata, tegelikult on olümpiaprogramm, sa näed nii palju vaeva sinna, et üldse saada sinna ja ma kujutan ette kergejõustajad hakkavad oma neid aegasid ja tulemusi katsetama mitu aastat ennem olümpianorme, ma mõtlen, ja igasuguseid muud sportlased, et sinna saada on see, sa vaid sellise kadaliku läbima, et vaata mingid, ma kujutan ette korvpallikoondistel ja kõikidel on nagu üliraske saada. Ja võib-olla see, et sa juba saad sinna, see natukene võtab nagu võib-olla maha sellistel niisugustel niinimetatud tavainimestel, et need, kes on päris profi, ütleme, päris tipud, neil ei ole vahet, ma arvan, mis turniiri nad mängivad. Kas see on olümpia või kas see on Grand Slam või kas see on mingi, ma ei tea, sõpruskohtumine. Ma toon näite, et sellisele, ütleme, keskmisele sportlasele see olümpia emotsioon on juba nii suur, et seal on võib-olla raske, nagu öeldakse, et jälle väristas, eestlane väristas ära või midagi, et pabistas üle. Kahjuks see ongi reaalsus. Sest see on sportlase jaoks suur emotsioon. Ja siinkohal ma tahaks küsida, sest alati on need olümpiamängud ja ka sinu need tenniseturniirid, et kohe see algav, see Austraalia Open, see tähendab seda, et sa pead reisima teise kontinenti. Kuidas tegelikult te välja tulete sellest ajavahest, kõik sellest magamatusest ja sellest, et sa ütlesid küll, et sa oled hea kohaneja, eks, aga see nõuab ju tegelikult ka lisapingutust, lisakeskendumist, et ajavahe ju tekitab, mis ta tekitab? Ta tekitab seda, et paari päeva pärast sa magad hoopis teises rütmis, eks, ja keha on ju tegelikult lootused on, igasugused asjad on ju tegelikult. Just, et räägi, kuidas see kogemus, võib-olla see, et kolides Itaaliasse, eks natukene mingi ajavahe muutus, aga ikkagist sõites Austraaliasse, siis see on ikkagist, et kas see kuidagi häiris ja segas sind ka? See oli üks osa sellest elust, selles mõttes, et sellega õpid tegelema. Sul on oma nipid, kuidas sa seda teed ja sa pead arvestama sellega, et kui ma lähen Austraaliasse, siis põhimõtteliselt ma pean minema sinna 2-3 nädalat ennem, kui ma tahan mingit olla tippvormis selleks turniiriks. Et sellepärast on eelturniirid seal ongi, et esiteks ajavahe, kuumus, siis Austraalia veel on aasta algus, sa pole võistelnud mitu kuud, sul on treeningperioodid tuled, et sa peadki nagu kohanema, et on sellised nipid nagu, et ei ole nii, et sa jõuad näiteks kell 3 lõunal maandud on ju kohaliku aja järgi, sest et sul on kodus öö on ju, aga sa ei tohi magama minna, sa pead 9-ni välja venitama, sa siis käidki jalutamas ja hoiad ennast niimoodi üleval põhimõtteliselt, et enne 9 ei lähe magama, et saada paremini sinna rütmi sisse. Mina tahaks kohe küsida, sest minul oli selline, ma ütlen, et noorena oli see lihtsam, et uude kohta lähed, kohe peale padjale, kohe magama, aga hiljem, kui olid juba niisugused olulisemad võistlused ja selline pinge ka peal, siis ei tahtnud uni tulla. Et kas sul on mõni nipp öelda ka, et kuidas nagu saaks kohe, et
nii, mul on vaja oma unetunnid läbi, mul on hommikul trenn, ma pean välja puhkama, ma pean taastuma. Sa siin enne alguses mainisid, sõnumit ei saa veel saata öösel, et aga mingi nipp, et mina seda nippi, nagu öeldakse, päris pikalt ei leidnudki üles, aga äkki sul on mõnele noorele. Ma arvan, et see on hästi individuaalne. Osad on, mina olen suuteline kogu aeg, kõik lennukisõidud ma magasin põhimõtteliselt, et ma magasin juba enne, kui õhku tõusis, et kuidagi ma oskasin juba algusest peale ennast välja lülitada. Ja tihtipeale, ütleme, füüsiline väsimus tegelikult on ikka õhtul, kui sa teed tippsporti õhtul päris kõva, et kui sa suudad oma mõtted nagu mujale viia, näiteks raamatut lugeda või just, et ma lugesin hästi palju raamatuid, et saadagi mõtted mujale ja siis ma ei tea, kuidagi see rütm mul nagu sujus hästi, ma tegin oma lõunauinnakuid ja kõiki asju, et võib-olla oli see, et ma tõesti oma iseloomus ka, et kui ma füüsilist trenni tegin, ma andsin endast 200% iga kord, et siis ma tõmbasin tühjaks ennast, ütleme, et siis oli nagu normaalne hetk, et väike puhkus tuleb järgmiseks. Okei, väga hea. Aga oli sul ka selliseid või kuidas sa nendel hetkedel, ja sa ütlesid, et psühholoog aitas sind ennast nagu leida ja nagu endas selgust saada, aga kui olid need rasked hetked, me teame, sportlastel ei ole kogu aeg üles ja alla, et kindlasti alguses võib-olla käisid need rohkem, aga kui tulid need rasked hetked, eks, ja sa ütlesid kuumus ja pinged ja kaotused, aga kuidas sellest nagu lõpupoole või sellest kiiremini välja tulla, et keerata see hoopis enda kasuks, võtta kaasa sealt ainult see edasiviiv info, et kas sa jagaksid meiega natuke seda ka, et kuidas see pool sinul oli? Ega see tuli paljuski psühholoogiga koostöös, et kuidas nagu, mis järeldused teha ja ütleme, see viimane treener, kes mul oli ka see Pohone, Alberto, tema õpetas mind analüüsima rohkem, et analüüsima just neid mänge ja just, et läbi arutama ja siis edasi mõtlema, et muidu emotsioon on üks asi, aga reaalsus on nagu teine asi, ja võib-olla natuke vanemused ja kogemused, räägitakse küll, et kogemus nagu kogu aeg, et kogemust on vaja, aga tegelikult reaalselt ongi vaja, et kogemust on just sellepärast vaja, et oma emotsioonidega hakkama saada, ma arvan, ka pärast mängu ja järgmistel päevadel. Et kui sa oled ikka noor, sa ei mõtle poolt asjade peale, et kui sa juba oled ikka vanem ja kogenum, siis sa valid selle, mille peale sa mõtled ja mis sa teed, sa oskad nagu valida, võib-olla teha valikuid, et ma arvan, et see kogemus on oluline ikkagi lõpuks. Ja ma lisaks ka, et need kogemused vanemast peast juba, et sa teed need olukorrad läbi, et on need siis, et kui sa oled tennises, eks, taga või korvpallis, aga need kogemused, et sa oled selles olukorras olnud. No nii, laps ärkas. Ei, nad tulid uuesti külma nõues. Okei. Et aga ei, me saame natukene veel, et just, et need kogemused, need olukorrad endale võib-olla ka selgeks rääkida ja analüüsida, et siis, kui see olukord näiteks tuleb, et siis sul on selline, ei teki seda ärevust, et sa oled nagu selles olukorras juba olnud, et ma nimetaks need kogemused. Kas sa jagad seda minuga? Ma arvan, et seda igaüks tunneb selle ise ära, et muidugi, et see kogemus näitab, et see, mingi hetk sa saad aru, et loll oleks ühe reha otsa astuda mitu korda, eks, et noorena jookseb mitu korda vastu seina, vahet ei ole, aga siis sa saad nagu aru, et võiks midagi teistmoodi teha. Nii, aga need erinevad sinu eluetapid ja need erinevad kogemused, et mis on kõige olulisemad, mis sa oled sellest kaasa võtnud? Ma arvan, et see sport, vaata korvpalli ma ei mänginud nii palju, kui ma räägin individuaalsport, annab nii palju iseseisvust ja sellist ise nagu hakkama saamist või et tegelikult sa ei saa nagu jääda millelegi nagu lootma või et väga raske on nagu ei, see vale on tegelikult usaldada ikka saab, aga põhimõtteliselt sa pead nagu isegi hakkama saama ja
ja noh, nii matemaatiliselt, finantsiliselt kui emotsioonidega ja kõigiga, et see õpetab nagu elu elama, ma arvan, niipidi. Ja nagu reaalsemalt kui võib-olla paljud teised niisugused, kes unistavad ja vaata, süva ammuli kuskile ja siis ootavad, et midagi kukuks, et sellist asja nagu ei saa olla. Nii, kuidas sinul tuli see selgus, et nüüd on see aeg, kui peaks oma karjääri lõpetama? Kas sa planeerisid seda ette? Kas sa teadsid, millal see tuleb? Sa tegutsesid selle nimel või see tuli emotsiooni pealt? Ei, ma ei planeerinud seda ette. Mul oli vigastused. Mul oli randmevigastus ja põlvevigastus ja sellised pikaajalised sellised põletik oli ja see ei lasnud mul füüsiliselt nagu korralikult trennida ja ettevalmistust teha ja vast sellepärast ei olnud ma nagu nii heas nagu füüsilises vormis, mängid tulnud hästi välja ja kuna mängid tulnud hästi välja, siis oli mõistus jälle häiritud sellest ja lõpuks ma ütleme niimoodi, et niimoodi nagu edasi minnes ma lõpuks tuligi nagu selline sein ette, et nüüd aitab, et ma rohkem ei taha, tuli selline tülgastus mõnes mõttes peale küll, jah. Ja siis midagi, siis tulingi, see oli täpselt juuli alguses, tulin Eestisse ja siis Eestis oli mingi kõige ilusam suvi läbi 10 aasta vist. Ja nautisin niisama elu ja tegin küll nagu trenni natukene, proovisin ja et ikka plaan oli edasi proovida ja kõik, aga lõpuks ei saanud neist vigastustest lahti ja lõpuks ei saanud ka enam seda sellist nälga ja mänguisu tagasi ja siis otsustasin, et aitab küll. Ega sa ometi ei kahetse seda otsust, see tuli õigel ajal? Ma arvan küll, ja absoluutselt. Võib-olla mõnes mõttes oleks võinud see viimane karjääriaasta isegi lühem olla, et ma veel venitasin, et äkki ikka kuidagi veel saab, et äkki ikka tahaks, et äkki, no kuidas ma siis saan ära lõpetada. Vaata, jube raske on sportlasel tegelikult lõpetada, kui ta on harjunud tegema seda elu elama aastaid. No mina ei tea, palju ma elasin 12 aastat Itaalias peaaegu, et see ei kujutagi ette, et see asi nagu muutub, et sa enam ei tee seda. Selles mõttes on nagu hästi raske psühholoogiliselt, et see kohuse tunne on ikkagi jääb sisse sul kribedama. Mis aitas? Kas kodu, see suvi? Jah, just. Ma arvan, aitas see suvi ja kodu ja perekond ümberringi, mis ma olin nagu nii vähe saanud selle 12 aasta jooksul, et see aitas ja mõnes mõttes võib-olla rikkus ära, et ma loobusin nagu võib-olla kergekäelisemalt, kui nagu tegelikult oleks võib-olla võinud veel punnitada, aga ma ei näinud nagu põhjust, et siis mul oli juba edetabeli koht ka langenud nii alla ja ma teadsin, mis tähendab, et kui ma tahan sealt jälle tõusma hakata, et kui palju vaeva ja väikseid turniire ma pean reisima, pean hakkama jälle ja siis oli nagu asi selgem. Nii, aga millega sa siis hetkel praegu tegeled? Ma tean, et sul on... Mina põhimõtteliselt on lapsega kodus, ega muuks eriti aega ei jää siin. Saab 7-6-ks väike poeg. See on kõige ägedam töökoht. Ma usun, et sa oled nõus, aga sa oled ikkagist tegev oma lemmikspordiala juures. Jaa, mul on oma tennisekool Rakveres ja hetkel on siis ise ma väga seal nagu füüsiliselt ei osale. Koroona ka natukene hoiab mind eemale, et lapsega ei taha väga riskida, väikse lapsega veel eriti, ja teised treenerid seal toimetavad, aga ma hoian ikka siin arvuti ja telefoni ja vahendusel silma peal, et mis seal toimub ja arutame siin tihti, et kõik toimiks, ega see koroona ajastul ei ole seal ka lihtne kõike toimima panna, aga seni on nagu kõik hästi seal. Väga, väga lahe. Aga mis need olekski siis võib-olla need sellised sinu väärtused just nendele noortele, kes seal siis sinu tenniseklubis või siis tennise uutele tähtedele, et mis oleks just need väärtused, mida sa annaksid neile edasi? Ma ütleks seda, et minu kui treeneri, see võib-olla ei ole õige küll nagu võib-olla professionaalselt, aga minu kui treeneri eesmärk on tegelikult oleks pigem rohkem lastele seda tennist õpetada ja seda, ütleme, seda meie tennisekooli, nagu ütleme, seda klubielu ja kõike seda ühtekuuluvust ja kõike, kui hakata nüüd individuaalselt mingid profisportlaste ehitama üles ja et mulle nagu meeldib rohkem see, et lapsed tulevad, neil on tore, nad mängivad, nad saavad oma tenniseteadmised kätte, mis jäävad neil eluks ajaks. Tegelikult tennist sa mängid ju nii kaua, saad mängida.
ja ma väga, ütleme niimoodi, et väga ei soovitagi profisportlaseks kohe alustada, et nii tegelikult hakata vaatama, et nii paljud on ju näiteks ka lapsevanemad ajavad hulluks neid lapsi, et viivad ja toovad ja noh, ma ei räägi praegu Rakverest, aga üleüldse, et punitavad, et saada profiks ja siis jäävad kõik kooliteed pooleli, sõpru ei ole. Noh, tegelikult see on väga-väga ränk elu lapsele, et lapsepõlv on tegelikult hoopis teistsugune, kui nagu võiks olla võib-olla ja kui laps nagu tõesti nagu ise nii huvi ei tunne, vaid pigem vanemad tunnevad, et see on nagu väga ohtlik, et minu eesmärk on ikka lapse heaolu koha pealt see asi toimiks. Et noh, ma soovitan selles mõttes, et soovitan lastele, et neil oleks tore, et nad saaks selle asja selgeks, on esimene asi ja kui neil on väga suur huvi, sest peab olema lapsel endal väga suur huvi, et üldse nagu professionaaliks saada, siis võib-olla edasi minna samm-sammud nagu need teekond läheb seal professionaali poole, et siis proovida. Ja seda muidugi peaks lapsevanemale ka südamele peale panema, et sa pead ikka nägema, kas lapsel on huvi või ei ole, et ei hakka oma mingisuguseid unistusi seal peale suruma, et see on hästi oluline. Ja lõpetuseks, mida võiks olla maailmaspordis rohkem ja mida võiks olla vähem? Sinu enda kogemuse põhjal? Ma ei oskagi öelda, maailmaspordis rohkem võiks olla, mis me sest rahast ei ole mõtet rääkida. Samas, jätame raha võib nii palju rääkida, et eks see natukene mõnes mõttes ebaaus on, et kui ütleme tennisistid ja mingid teised sportlased teenivad, ütleme päris korralikult ja siis on näiteks kergejõustiklane või kõik, mis muu spordialaga tegelevad, näeb sama palju vaeva ja veel rohkem isegi võib-olla ja siis ta ei teeni eriti midagi, ära ei ela sellest, et mõnes mõttes nagu kahju natuke võrdsem võiks olla võib-olla see. Kuigi ma saan aru, millest see tuleneb, aga maailmaspordis võiks, mina ei tea, mis seal ikka, ma arvan, et praegu koroona ajastul meil on isegi hästi, et ongi hea, saab telekast palju vaadata, et mulle meeldib laskesuusatamist vaadata siin. Et raske on, ma kujutan ette, väga paljudel sportlastel on raske, aga raske on ka näitlejatel ja raske on ka paljudel teistel inimestel, kes teevad muid töökohtadel, töötavad, et midagi pole teha. Ja vähem võiks olla, muidugi see, mis me räägime, dopingut niikuinii võiks olla vähem ja kogu neid kokkuleppemänge ja ebaausust võiks olla vähem, aga ma arvan, et see käib ka spordiga kaasas, seal ei saa midagi teha, et selliseid on neid nagu päris olematuks ei saa teha. Jah, ma väga tänan sind. Aga mul on. Et ma soovin palju edu, sest minule meeldivad need väärtused, mis sa oma tennisemängijatele tahad panna läbi oma selle kogemuse, et sul on olnud väga värvikas see ja tegelikult ma usun ka nendel treeneritel on nagu hea teada tegelikult, mida sina enda sees tundsid ja kuidas sina tegelikult oleks neid asju teha. Ja vahest on ka treeneril see ainuõige, et ta võtab ja keerab sind õigele suunale, aga nii nagu me rääkisime ka siin vahepeal, et see oluline on ka tänapäeval see lapse kaasamine sinna ja lapse heaolu ja leida ülessegi siis need sellised noored siis, nagu sa ütlesid, pärast tennise teadmisi, kes siis tegelikult, keda huvitabki see tippsport ja see, kellele meeldib see rutiin, et leida üles, et see oleks neil selline täisväärtuslik ja et nad saaksid siis sellest oma suurest pikast hooaja täieliku maksimumi ja rahulolu, et see oleks kõige olulisem, et aitäh, et sa selle välja tõid, aga mõnusat kooskasvamist ja loodame, et see meie suurepärane talveilm, mis soodustab ka sinu, mis sa ütlesid, laskesuusatamist ja uisutamist ja kõike seda, et tuleb jälle suvi, et sulle suvi väga meeldib ja me saame siis õues seda sporti edasi teha ja siis taastuvad meie endised sportimisvõimalused. Seda loodame kindlasti. See võiks küll kevadeks juba korras olla. Jah, nii et kõike head sulle. Aitäh sulle. Tšau.